Kas tõesti järgmisest aastast on nii, et hakkamegi sõitma 80 kilomeetrise tunnikiirusega? Jah, tõesti nii see ei ole. Tegelik seis on selline, et tõesti kõrvalteedel, väga paljudel kõrvalteedel on meil palju selliseid ohtlikke kohti, kus ei tohiks sõita 90 kilomeetrit tunnis. Aga täna on see lubatud ja kuna juhtub palju õnnetusi, näiteks viimase 5 aasta jooksul on 82 inimest surma saanud just kõrvalteedel ja seda suuresti just kiiruste pärast, siis lahendus on see, et Transpordiamet kaardistab ohtlikud kohad, ehk siis need on peamiselt kruusateedel, peamiselt käänulistel teedel ja seal, kus on ohtlikud kohad, seal siis kiirus kukub kas 80 või 70 või kuhu vaja on. Et me ei pea arvama, et Valga-Uulu maantee, mis on tegelikult 1+1 tee, aga suhteliselt heas korras, et seal kiirused alla lähevad, et seal ikkagi see 90 üldjuhul on aktsepteeritav ja nii jääb. Ja põhimaanteedel kindlasti jääb 90, välja arvatud siis need, kus on kuskil asulast läbisõit või on mingisugune liiklusohtlik koht. Aga kõrvalmaanteedel sellest samast Valga-Uulust kas või kui rääkida, et siis kui pöörata kõrvale näiteks Otepää poole, siis on Lõuna-Eestis ju väga palju selliseid käänulisi ja ka mägedes, heas mõttes mägedes teid, kus on vaja kiirust piirata.